Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja tere Anu Saagim ja Sirje Presnal. Tere. Juhei. Täna on siis Anu just tegi mulle selgeks, et täna on šampanjapäev, rahvusvaheline. Rahvusvaheline šampanjapäev ja rahvusvaheline kaneelisaiapäev. Kas te teadsite seda, sõbrad? Kui hästi sobib šampanja ja kaneel kokku. Seda me ei teadnud tõesti. Oota. Meil on siin väike selline... Sina avad või? Aga ava nii, et ilma Kas pauguga või ilma? Ei. Ilma. Nii, et ei pritsiks. Super. Oota, täna meil on 4. oktoober järelikult või? Nii. Täna on 4. jah. Aga... See on ikka nagu mage kuupäev. Mage kuupäev? Jah, et siis ongi hea, nagu, kui on lahe šampanjapäev ühtlasi. On mida tähistada. Kuulge, aga te olete siis ju Eesti esoteerika saadete täielikult legendid. Aga Sirje, ütlegi nüüd, mul kogu aeg läheb jälle sassi. Kas meil on 8 aastat puudutu mind saadet või? Me alustasime 2017 See on kindel. novembris, jaa. 7 aastat siis, jah? Hakka nüüd, jaa, meil saab 7 aastat, Ta saab on teil täis. täis. Jaa. Okei. No Aga nii. selge. Palju õnne meile. Palju õnne teile siis. Palju õnne kõigile. Juhu. Jaa. Ärge ajage minna naerma. Keegi ei teinudki nalja. Ei, ma vaatasin Sirjeti. Ma ei oska šampust juua. Anu Saagim peaks ikka oskama. Mina ei oska. Näed, mul on teile kingitused. Aitäh. Eesti Esu meened. Nii, kohe Aga vaatame, mis palun. need on. Aitäh. Tehke lahti ja üllatuge. Ui! Kruusi. No ma ei hakka lahti tegemagi. Need on kõige popim kruus praegu üldse Eestis. Tõsiselt. Tõsi, täiesti tõsi jutt. 7 aastat olete teinud. Kuidas sai puuduta mind saade alguse? See on sinu lugu tegelikult. Kust see mõte tuli? See oli... Tead sa, mul oli kunagi see lemmiksaade, oli see Kosmos, Hallo Kosmos. Ja see lõppes ära, see oli minu selline pidepunkt, ma ei mäletagi, millal see näeb, ma vuntsid šampanjaga koos, aga pange tähele, murr. Et see tuli nädalavahetusel, võib-olla oli pühapäeviti. Vist oli pühapäeviti, jah. Ja ta tuli mingi teatud kellaajal, keset päeva, seal 1-2 paiku, siis kui sa oled juba šampanja uimast taastunud ja jalad alla saanud. Ja siis ma läksin tavaliselt kas siis kõndima või tegin midagi sellist hästi rahulikku või lihtsalt niimoodi vibreerisin. Ja see saade tuli, ma isegi võib-olla sisu niivõrd ei kuulanud. Ei, tegelikult kuulasin küll päris palju. Need olid huvitavad saated. Aga just see tämber ja see nagu, see viis mind nagu mingisse teatud transsi isegi. Et need inimesed, kes seal saadetes käisid ja nad rääkisid ja võib-olla paljustki ma ei saanud aru, aga mingid asjad mulle nagu meeldisid. Ja ühesõnaga, see oli nagu selline puhastav ja mul oli tohutult kahju, kus ära lõppes. Ma ei saanudki aru, miks see lõppes. See kestis ka ju 7 aastat. Siis meil on ka mingisugune hetk praegu käes. See on... Ingrid sai Raadio 2 peatoimetajaks, selles oli point. Ta sai peatoimetajaks ja sama kiiresti, kui ta sai peatoimetajaks, sai ta sealt Sule Sappa, ma mäletan. Et mingi ilge jama tekkis ja tal tekkis ka sellest jama, kus juures, et ta kutsus mind sinna, kui ta sai peatoimetajaks ka mingit saadet tegema Vikerraadiosse. Me pidi mingi seksinõu hakkama andma või suhtenõu, või mitte seksi, aga suhtenõu keset päeva. Minust libe oleks vist olnud teine saatejuht. Ja ma jõudsin 1 saate teha. ja siis ta sai kinga. ja siis Ingrid ja that's it, sellega lõppes, aga ma sain sudada siit Õhtulehest muidugi Šmutovi käest, sest niimoodi ei tehta, et minnakse mitut konkurendi juurde peremeest. No minu meelest Eesti ERR ei ole konkurent, aga ta on meie kogu rahva nagu ühis selline aare. No samas Õhtuleht tahab ka seda seksi või suhtenõu kuulda, mida sa seal jagasid siis 1 saate jagu. Aga ei, tänapäeval ma enam, see oli nii ammu, eks ole, tänapäeval minu meelest nii hull see asi enam ei ole, sest me oleme nii ära miksitud risti-rästi, et kõik teevad kõike ja võib-olla tänaseks on aru saadud,
noh, mida erinevad haarded sul on, seda põnevam on. Et mina küll kogen näiteks seda, et kui ma teen siin näiteks kodukäijaid, täna see oli vahepeal ka ju ETV-s, ma sain ka sudada, poole vähem sain sudada sellest. Tegin ära ja siis sain sudada. aga ma tahan lihtsalt öelda seda, et kui sa teed nagu erinevaid asju erinevates kohtades, see annab nii palju sellist vaibi või sellist mitmekesisust juurde. Ehk siis tänu kodukäijatele näiteks ma olen nii paljude inimeste kodudesse oma hommikuseks staariga pääsenud. Nii palju inimesi on tulnud vabatahtlikult Puuduta mind saatesse. Et see ongi selle kontaktide ja võrgustiku loomine ja maailma vaate avardamine. Et kui ma kogu aeg nagu tiksuks ühes kohas teeks ühte ja sama asja, siis see ei tooda head asja, siit ei tule head asja. Aga mida mitmekesisem sa oled, seda paremini see mõjub igale, ka sinu põhitöökohale näiteks. No ma arvan, et sa oled muidugi selles mõttes erand, et võtame mingisuguse keskmise ajakirjaniku kuskil nendes 3 majas on ju. Ja nemad ei käi ju niimoodi hüppamas. Keegi kandis mu peale keelt ka, ma arvan, sellepärast, et keegi sai kadedaks. Ja siis, et nii ei tohi teha, aga vabandage väga, ma olen Anu Saagi. Just. Number 1, ma olen bränd. Et ei saa mind panna puuri ja öelda. No sulle on lubatud rohkem kui tegelikult ei ole, ma ei tohi seda praegu öelda, sest see on väga piiripealne, on ju, mis ma siin räägin, aga ei ole tegelikult. Tööles ma olen siin täitsa normaalne ja. Ja. Ma ei tiivatse siin. Joon šampanjat natukene. Aga Sirjele ka sõna. Aga põhimõtteliselt see Puuduta mind siis tuligi nagu sellest, et kosmos kadus on ju. Just, siis oli väike nagu vahe. Ja mitte keegi, mitte midagi tol ajal ju esoteerilist ei teinud ju. Ja kuidagi meil tekkis, aga sina tegid ikka oma nõiavärki ju. Ei, no mina ei teinud ikka, mina hakkasin tegema ühte väikest podcasti, mille nimi toona oli Tunned ja sina samal ajal tegid Tere, teile on Telegram. Mina tegin nagu raadiosaate moodi asja ja Anu tegi siis nagu video moodi asja. Telegram, ja siis oli nii, et Telegrami tüübid langesid välja ja minul see tunnel üksinda ka võib-olla ei olnud nagu nii huvitav ja siis meid pandi kuidagi kokku. Koopereerusime siis kuidagi, jah, just. Ja siis me koopereerusime ja selle Telegramiga ma sain ka jälle sudada, sest need hakkasid Tallinna TV-s tegid oma asja ja siis need tahtsid, et ma hakkaks ka seal vahel käima nende saates nagu. Ja pärast päris tihedalt. Ja siis ma sain jällegi riieldasin, et mis mõttes sa lähed Tallinna TV-sse, kuigi hiljem olime Puuduta mind saatega, Tallinna TV ostis ära selle või maksis selle eest või? Jaa, ei tea, mida ta tegi. Me ei tea, andis raha, me ei tea, ausalt. Aga oli tore. Aga me käisime pärast Tallinna TV-s, tegime seda nende stuudios ja Puuduta mind saade, et nad olid seotud sellega, sest seal oli megatehnika ja megakaamerad ja võimalused. Ja toredad inimesed ja see oli lahe. Et hästi kummalisi teid pidi on nagu see kuidagi jooksnud, et... Aga kes teil esimeses saates oli? No hea küsib. Mina tean. No ütle, mina tean. Anu. Muidugi, Anu Pahka. Anu Pahka. Anu Saag. Et ma jõudsin nüüd teha ka selle Instagrami lehe Puuduta mindile. Ma ei ole jõudnud sinna kõiki asju veel kanda, aga palun väga, Puuduta mind on täitsa olemas Instas. Praegu on viimane on see siin, ma ei mäleta, kes see oli, aga näe, siin nad järjest kõik on, sina ka Sireke siin. Ilusasti, näed, kõik meie lemmikud on siin. Et siit võib Puuduta mind Instagramist võib täiesti meie ajalugu vaadata. Mitu saadet kokku on? Nüüd hakkame lähenema 350-le. Just. Ja ma nüüd ootan piki silmi, ma olen siin vahepeal litsi löönud nii öelda. Igasuguste teiste inimestega ka vahepeal siin teinud, sellepärast, et Sirje oli siin, tegi raamatut, siis sa olid loomepuhkusel, siis sa olid, mis sul oli, nüüd sa oled jube kiire jälle, ma kogu aeg pressin teda. Ja nüüd ma hakkan jälle raamatut tegema, ma teen lõpuks selle raamatu ära, no mul on see raamatu värk on nagu jäänud. Ma teen see raamat ära, siis ma tulen tagasi. Palun tule. Ma tahan vahepeal, ja ma tahan selliseid rasvaseid nõidu. Et praegu mul on vahepeal, no okei, ma käisime uuesti seal Kirnas, mis oli hästi põnev. Seal on ka see need sensitiivid ja asjad aga ma tahan sellist rasvast nõida, mis tulid Sirjega kaasa nagu.
et seda ma näiteks igatsen, et ma ootan sind pikisilmi tagasi päris siiralt ja südamest. Päriselt, jah? Ja, ma tahan sind. Mul oli see, ma tahan sind. Et meil see klapp on hea nagu, et ma tõesti, sellepärast me koos oleme täna siin ka. Aga kust teil üldse selliste ESO teemade vastu siis huvi on tulnud, sest neid on ju nii-öelda, ajakirjanikud on sudada või kuidas sa ütlesid, on selle eest saanud kõvasti, et mis kamara jura see on ju, et see ei ole mingi teaduspõhine, see on mingisugune voodoo magic ja et kust siuke huvi siis on tekkinud? No sinul tekkis on ju sellest Hallo kosmosest. Minul oli niimoodi, et ega lapsepõlvest peale tegelikult vaata astroloogia mulle õudselt on huvi pakkunud, aga mingit nõida ma ei teadnud ikkagi, et nõia elust mitte midagi, kuni ma tulin Õhtulehte tööle. Ja siis ühel päeval ma läksin sellisesse kohta nagu avanemise suvepäevad. Ja avanesin siis nii-öelda, läksin avanemise suvepäevadele, seal olid nõiad koos, seal oli ka Igor Mang näiteks. Oota, aga mida seal tehti siis? Kuidas sa seal avanesid? No see on nagu mingi... Seda võib mõista mitmed. Mõistagi nii nagu soovid on ju. Aga see oli siuke traditsiooniline üritus, mille algatas, ärge nüüd enam küsige, kes see oli, üks proua, kes oli ka hästi esoteerikas sees, kes andis mingist päikesetuult välja kunagi vist, ajalehte, ajakirja ja siis tema tegi neid avanemise suvepäevi ja siis oli nagu kõigi esoteerikute selline suvine tipphetk, kus siis tuldi kokku ja... See on nõidade kogunemine siis või? Ja nõidade kogunemine. Nagu Bloksbergi määr. Läksid kõik Bloksbergi määr. No ja siis keegi meile toimetajatest ütles, et kuule, selline üritus on saabumas, ma olin just hästi värskelt saabunud ka Õhtulehte tööle, et tahad minna ja siis ma ütlesin, muidugi tahan ja siis ma läksin ja siis nii juhtus, et... Ja ta avanes. Ja järsku nagu tõesti nagu voolas peale lihtsalt seda informatsiooni pärast seda. Aga kas see oli kellegi konkreetse nõiaga rääkides või lihtsalt kogu see õhustik, mis seal oli? Ei tea. Ma tegin seal nagu väikest reportaaži pluss, et ma siis nagu rääkisin erinevate inimestega. Näiteks üks hetk oli seal selline, kus oli nõid, ütles, tahad ma kaotan pilve taevast ära ja ma ütlesin, ja siis istusime seal natukene, vahtisime pilved just mõnusasti jooksid üle taeva. Et võtan selle pilve sealt, ütles ta. Võtan selle pilve ära ja võttis ära selle pilve, Oot. Lihtsalt kaduski pilve. Kellel ei oleks toimunud avanemine peale seda. Esiteks, et ta küsis, et kas ta tahad, et ma ära võtan, siis ta ei taha, ikka võttis. Ei, ma ütlesin, et vaatame, ma olin hästi nagu skeptiline või ei teadnud, mida arvata. Samas ma nagu avatud ka kogu aeg, et ega ei ole nii, et ma ei usu mitte midagi. Ma usun ka kõike pigem kõik. Kusjuures sellest astroloogiast rääkides, siis ma ei teagi, kas ma siin avalikult olen rääkinud, aga paljudele, kes küsivad, et miks sa seda ESO podcasti hakkasid tegema, siis ma töötasin Delfis tollel ajal ja vaatasin neid, tuli mõte, et hakkaks mingit podcasti tegema, mis podcasti ma hakkan tegema. Ja siis ma vaatasin neid lugude statistikaid, on ju, ja mitte midagi halvasti ütlemata on Kamp Ekspressi ajakirjanikke, 3-4 inimest teevad kuude pikkust tööd, paljastavad mingi tohutu korruptsiooniskandaali, suur lugu, skandaal, möll, saab väga palju lugemisi. Ja siis tuleb üks nädalavahetuse horoskoop ja jätab lihtsalt mulda selle, jätab selja taha ja siis mul tekkiski mõte, et eestlased on nii ESO rahvas, on ju, et võiks midagi sükest ESO teemat teha, aga ma olen ka muidugi mu esimene reaktsioon on alati, et ei usu. Skeptik ikka siis? No jah, mulle meeldivad muinasjutud, ütleme. Nii, aga mis sul selle plaksu on nagu teinud? On sul mingi asi juhtunud ikkagi nagu, et tavaliselt nendega juhtub, kes ei usu, on ju? Jah. No see on see, nagu ma vist rääkisin ka teile, et mul on selline teooria tekkinud, et nõiad või siis kuidagi energeetiliselt võimekamad inimesed, kui meie oleme, neid inimesi on olemas, aga neid inimesi on samas suhtes, nagu on olemas näiteks mingisuguseid tippmaletajaid või Einsteine või selliseid geeniuseid, on ju, siis energeetiliselt võib ka inimene olla geenius, aga mul on siuke kuri kahtlus, et see energeetiline geenius, kes tõesti
võib sind avada või üllatada kuidagi, on ju. Et temal ei ole kuskil nurgataguses, ei ole oma salongi, kus ta võtab tunnitasu eest vastu inimesi, loeb neile kaarte või midagi sellist, et ma kahtlen, kas tema nagu jõuab nii-öelda avalikkuse ette, on ju. Nad ei tahagi avalikkuse ette. Ma arvan ka, jah. Aga raha võtavad ikka, no, ära seda ette kujutu. Et seda ma mõtlengi, et see šarlatanide ülekaal on nii suur, on ju selles valdkonnas üldse. See on enim esitatud küsimus mulle kus juures, et te olete nii kaua teinud seda Puuduta mind saadet ja te olete näinud seinast seina inimesi. Et Anu, palun ütle, et palju neid on siis nii-öelda õigeid ja valesid. No, kui ma protsentuaalselt paneksin, kas ma olen õigel teel, kui ma ütlen, et 95-8% on. Ja mina ütleks ka samamoodi, samas mis ma ütlen, et me inimestena üldse oleme muutunud kõik tundlikumaks ja see nagu, ja siis kui inimesed muutuvad tundlikumaks, siis nad ongi rohkem avatud igasugusele informatsioonile ja see on hästi loomulik, et neid nii-öelda nõidu sensitiive, erinevaid tegelasi tuleb juurde kogu aeg. Ja ju neid võib-olla on ka kellegi jaoks. Mind ärritab kõige rohkem ja ma ei tea, kuidas need osad nii avalikult või avameelselt meil on öelnud, et jäin tööst ilma, tekkis peres mingis kriis, elu hakkas veerema alla mäge, ma ei teadnud, mida ma teen. Mõtlesin, hakkan nõiaks, sensitiiviks, selgelt nägijaks. Ja ma vaatan talle otse ja mõtlen, kas sa tõesti niimoodi ütledki, et palun ole vait, et palun ära ütle mulle seda. Et see on nagu mõne jaoks selline, tead, ükskõik mida ma suust välja jään, nagu nii usutakse. Ja päriselt nii ongi. Inimesed on nii kergeusklikud. Ja usutakse. Ja kõige lollim on see, et siis need inimesed jooksevad ühe juurest teise juurde ja nende pea läheb veel rohkem sassi sellest, et püsi vähemalt ühe juures, et kui sa lähed kuskile, et ära jookse ringi nagu hull. No see on see igipõline vaidlus on ka see, et need, kes on kõikide nende teemade vastu, need on justkui sellised valvekoerad, kes süüdistavad siis neid šarlatane lollidelt raha ära võtmises. Ja šarlatanid võib-olla ütlevad vastu, et ise on loll, ise annab raha, neilt tulebki raha ära võtta. Ja siis on teiselt poolelt on siis need inimesed, kes justkui otsivad sealt ikkagi mingisugust sügavamat asja, et ma aitan inimesi, mitte et ma ei võta lollidelt raha ära, vaid ma aitan inimesi ja kui tema seda usub ja tema elu sellest kuidagi paraneb, siis mis selles halb on? Täpselt. On vaja ju kedagi, kes sind ära kuulab, mine arsti juurde, arsti ei kuula sind. Just, ma tahtsingi jõuda just sinna, et mis järelduse ma olen teinud neid nii-öelda šarlatane või siis nõidu ja selgelt nägijaid kasutavad kõige rohkem need inimesed, kes vajavad suhtlemist ja ärakuulamist. Mitte keegi ei suhtle nendega päriselt, ei räägi nendega päriselt. Okei, nüüd ma maksan raha selle eest, ma saan maha istuda ja lihtsalt saan kõik südamelt ära rääkida. Mina ütlen, et mina jõuan pensioniga, mina hakkan šarlataniks. Aga selle heas tähenduses, sest et mina olen väga empaatiavõimeline. Mina võin teiega, ma veel olen eriline šarlatan, ma pakun teile ka šampanjat või veini või viskit, mida iganes te soovite. Ja on minu vestlustunnid niimoodi mõnusas ubases pesas, kas see on seal diivan, kanapee või 2 pehmet tugitooli ja hea jook või siis mitte, kes juua ei taha. Teed ikka juuakse, kohvi ikka juuakse ja et inimesed saaksid tulla rääkida kõik südamelt ära. Mis sul selleks tunni hinnaks tuleb siis? Taksi hinnas. Ma pean ikkagi alustama üsna kõrgelt, sest ma tean, et soovijaid jagub, aga ma olen ka selline inimene, et kui ma näen päris abivajajaid, siis ma teen tasuta. Nii tore oleks, kui oleks elav järjekord. Elav. Sest et nii lihtne, nii keeruline, kõige raskem on iseendale nõu anda, eks ole, probleemide puhul, aga tihtipeale ju sa vaatad kõrvalt, kas või sõbranna või tuttavgi räägib oma asjadest ja sa ju näed, et mina olen tänu Puuduta mind saadetele muidugi avanenud ja saanud nagu läbinägijaks. Et ma võiksin, ma ei taha tihtipeale inimestele nõu anda, sest see on ju saatanast on ju, las lahendab ise oma probleemid, tegelikult ta tahab kuulajat, mitte et sekkujat.
aga kui sa kõrvalt nii tihti vaatad neid inimesi, no küll ma ütleks, aga see on eraldi 5 sotti siis. Kui mul kuulamine 5 sotti. Nõuandma. Just, kuldmune hakkab sealt pudenema suust. Nagu. Ja siis on nagu see Ansori, kes ütleb, 5 sotti võtab selle eest, et ütleb, sul on needus ja siis 1000 võtab selle eest, et needus maha võtab needus. Oi, see on uskumatu teema. Aga kas teil selle saate salvestamise käigus, ütleme, kui me võtame seda 3 või 5%, kes siis päriselt seal midagi just kui on ju. Kas on tekkinud mingi selline kõhe tunne ka, et kuidas see inimene siukseid asju teab või kuidas ta selline on? On ju. Minul on hästi huvitav mälestus ühest korrast, mis tekitas anuskõhedust. Nii. Sa ise tead, millest juttu? Meenuta, ei. Meil käisid 2 nõida, Egert Söören Nõmm ja Anneli Täht ja pakkusid Anule mingisugust, aga nad olid ennast niimoodi nagu löönud nagu nõiaks üles ja nad olid tõesti nagu hästi, nägid väga niisugused nõialikud välja ja natukene nagu hirmutavad tõesti. No. Ja siis pakkusid Anule mingit jooki ja Anu ei teadnud, mis see on ja siis olid natukene nagu kõheduses. Aga ikka jõid? Korgi joogi pakkusid mulle, mõtlesin, lootsid, et ma avanen. Kõhe on ja meil on igasugu asju pakutud, et meil on ju ka üritanud inimesed tulla külla nende mürgiga, eks ole, ja me oleme ma mõtlen tagant järgi, et täiesti lollakad. Mina olin valmis tookord. Mina ka. Et see haavake mulle siia tehakse, pannakse seda konnamürki seal sisse. Tegelikult, kui ma hiljem olen lugenud, see mõne inimese puhul võib see olla fataalse tagajärjega. Oota, aga lasite seda teha? Ei lasknud, õnneks see, kes tuli, oli lõpuks oli viimasel minutil otsustanud, et me jätame selle katse saates nagu ära, sest me oleme palju asju ju ikkagi lasknud ka saates teha, et kaarte panna või vaadata või mingid asju oleme maitsnud ja teinud, et jumal tänatud. Oli meil see plaanis tõesti, seda ma üldse ei mäletagi. Ja see nõusolek nagu oli, et okei, ja oleme nõus, ta võtab selle kaasa ja siis ta oli ise viimasel hetkel lõi põnnama. Ma ei hakka nime nimetama, sa tead küll. Mina tean küll, jah. Oota, kas need on need konnad, keda seal indiaanlased lakuvad ja siis on psühhedeelsed kogemused? Just, aga kujutad ette, ma oleks otse seal saates. Sakandoks jälle. Ei see on kõige väiksem asi ja kui mulle ära lennanud, see oleks palju õudsemalt. Kusjuures ma tahan siinkohal öelda, et meie esimesed Puuduta mind saated, mis me tegime nii Tallinna Televisioonis kui hiljem Parda 6 stuudios, ehk siis Eesti Ekspressi stuudios, olid ju kestsid nii kaua, kuni tuli. Ehk siis 1,5 tundi miinimum. Aga me võisime ka seal 2 tundi istuda ja need saated läksid üles, et vaadake neid esimesi saateid. Ma loodan, et need on olemas kuskil YouTube'is või kuskil. Et me läksime, vaata, sa ei saa kohe saate alguses, sa ei saa kunagi ju nagu joone peale. Pool tundi läheb aega üldse. Pool tundi, võib-olla saad 15 minutit enne saate lõppu, alles läheb nagu Et me oleme tihti teinud ka selle pärast kohe teise saate otsa, kui videograafil ei ole aku tühjaks saanud juhuslikult. Sest et siis on toimunud avanemine ja siis me oleme kohe läinud edasi nagu ja siis on tulnud see päris asi nagu välja. Ehk siis need olid väga head saated, 2-tunnised saated, ma kujutan ette. Aga inimesed panid selle mängima, paljud ütlesid taustaks kuskil ja siis see tuli ja see kumuleerus ja kulmineerus ja siis ta käis see nagu plahvatus. Et need olid ulmelised ajad ikka, et sellised asju vist ei lastakski enam teha ja pluss need katsetused ka ikkagi, mis me seal oleme kõik läbi teinud, et see on ikka müstika, et ma mõtlen, et ma olin ju Pardas ka selle Telegramiga veel ja siis oli hästi suur debatt oli ju sellest kanepi teemas ja siis tuli siis see roheliste Zuzu Izmailova tuli ju ja siis Mariann Joonas ja siis tal see elukaaslane ka lamedam maa inimesed ühesõnaga tulid ja ma ei teadnud seda ette, tulid oma kanepikoti ja kõikide värkidega seal ja me tegime otse-eetris, tõmbasime kanepit. No kuidas oli? Täitsa pekkis, et mind sellise asja peale nagu, Ekspressi stuudio läks täiesti kettas, sest seal tehti väga olulisi ja väga soliidseid poliitilisi saateid. Ja mingi savuhais on üle. See oli nagu nädal aega seal olnud, on ju. Need said täiesti šoki ja siit mingid käskirjad lendasid üle minu pea õnneks lendasid.
aga see ei lõppenud sellega, no ma ei tea, kus muutul on head närvid ikka küll. On ju, ma mõtlen nagu ja ma sain ikka, mulle ikka krimiosakonnast helistati ja paluti ülekuulamisele ja kõik. Ongi nii, jah? Ja, ma saatsin kukele, nad ütlesin, mina ei tea, mida ma tõmbasin, minule see igal juhul ei mõjunud. Panin telefoni ära ja rohkem kõnesi ei tulnud. Mis kuramuse ülekuulamisele, aga ma mõtlen, et on tehtud selliseid asju nagu, et aga võib-olla sellepärast üldse see esoteerika maailm sellisele hästi kindlale, rangele inimesele seostubki igasuguse narkotsiga ja kõik on siuke voodoo, küll te mingi seal lakute konnasid, suitsetate kanepit, joote igasugust ayahuaskat ja asju, et võib-olla see nagu solgib selle ära või noh, ühte patta on vähemalt pandud igasugune. No kas ta solgib ära? Ma lähen kohe kurjaks, nagu, mis selle ayahuaskal viga on, nagu, mis on kanepil viga? Mujal maailmas erinevates kohtades sinu arust peaks olema kõik legaliseeritud, inimene teeb ise oma valikut, mina teen valiku, kas ma tõstan selle klaasi täna siit laualt ja joon alkoholi või mitte. See on ju minu otsus. Ma saan aru, et mõne inimese puhul on sellel fataalsed tagajärjed, on ju, me peame sellest hoiduma. Aga noh, siis muutugem Araabia Ühendemiraatideks, kus on täiesti keelatud. Ja siis olemegi niimoodi, keelame kõik asjad ära, mis vähegi on võimalik ära keelata ja niimoodi elamegi siis. Või siis oleme vabad inimesed ja määrame ise ja otsustame ise, mida me teeme. Ja selles mõttes on see huvitav teema, et see võiks, kui hästi mustvalgelt vaadata, see võiks olla kas kõik või mitte midagi. Et keegi teeb meie eest valiku, et noh, mõne inimese jaoks on see fataalne. Või siis, ma ei tea, kasiinos käimine, mis on legaalsed asjad. Aga keegi mingisugused kõrgemad pead ütlevad, et näed, nüüd see ayahuasca sellega ei saa, on ju. Et seda me ei luba. Just, et see on nagu, noh, et ma mõtlen alati selle peale ka, et kui see kuskil maailma osas on mingi nendest asjadest lubatud ja see on nagu normaalsus, siis mis see piir siis on? Mis hetkest ta nagu, et kui sa tuled üle Läti piiri või üle Hollandi piiri, et siis see muutub mitte tervislikuks ja mitte legaalseks. Et olgem siis kõik ja tehkem, mida me tahame. Ja ma ütlen ausalt, kui sul on valla kõik asjad, et sa saad kõiki asju tarbida, mida sa tahad, sa ei taha. Sa lihtsalt ei taha seda. Sa tahad alati neid asju, mis on natuke keelatud üli on magus. Põnev, mis sa mõtled, et ma tõmban kanepit või ma ei tõmba kanepit, sest see ei tee, no ühesõnaga Jamaikal võib-olla jah, seal on nii puhas, see teeb tõesti mul tuju heaks ja aga siin, mis meil nagu pakutakse, no ma ei ole midagi kogenud, nagu täpselt nagu ma Krimmile ütlesin, mina ei tundnud midagi, mina ei tea mitte midagi. No see piiride asi on huvitav, ma käisin hiljuti Amsterdamis ja siis noh, enne lennujaama sa võid seda jointi teha, siis lähed lennuki peale ja siis sõidad Eesti tagasi ja siis enam ei tohi. Ja selle peale ma ütlen ka nüüd ühe siukse toreda asja, et kui te siin kinni võetakse millegi pärast ja tänapäeval ju tehakse vereproove ja asju ka, mitte ainult alkoteste, siis kindlalt tuleb öelda, et ei teinud siin, vaid ma just tulin kuskilt, noh, kas või Lätist. Noh, tulin Amsterdamist, ma ei tea kust, ja seal tegin selle ära, on ju, praegu ta on mul veres. Anu Saagimi trikk narkomaanid. Ma saan jälle. Öelge, et tulite just Brasiiliast. Just, et ma nagu, jah, ma ei või seedida neid keeldude ja korralduste asju ja et see on nii, see on nii mõttetu ja nii ajast, et noh, siis tõesti, ma tahan ka kahte asja. Kas kõik on keelatud alkohol ka siis või siis kõik on vaba? No kui kõik ära keelati, siis kõik nagunii lähebki ju põranda alla, on ju. Nagunii, noh, inimesed ei lepi sellega, et nad ei saa kuidagi oma teadust mõjutada mitte mingisuguse mürgiga. Et midagi oleks vaja. Aga 350. saatele lähenete, kuidas saavutada selline püsivus, et on vist mingi statistika, kui rääkida podcastidest, et ma ei tea, iga sekund umbes alustatakse miljonit podcasti ja nendest teise episoodini jõuab ainult mingisugune 1 või 2%. Et enamus surevad lihtsalt kohe välja, aga 350 episoodi juba on midagi. Et kas sellist mõtet ei ole olnud, et paneks pildid kotti? No vahepeal, kui see Sirje siin oma raamatuid kirjutab ja oma loomepuhkuseid peab, siis ma olen küll mõelnud, et noh, ma ei ole mõelnud, et paneks pildid kotti, ma olen mõelnud, et teeks pausi.
aga siis sa ikkagi aga otsisid ma teen nagu kaassaatejuhi. pressin edasi sellepärast, et minu meelest järjepidevuses on nagu jõud. See on kõige olulisem, mis Just. ma olen ise ka aru saanud. Et ükskõik mis asja sa ka elus ei teeks, see järjepidevus on. Et ma ei viitsi siis, et nüüd ma 3 kuud suvel ei tee. Puuduta mindi puhul on üks fenomenaalne asi on see, et Puuduta mind ei ole mitte kunagi puhanud. Ehk siis meil võib puhkus olla, aga Puuduta mind saatel ei ole. Ehk siis me teeme neid ette. Ja ma avaldan nad anyway, isegi kui ma olen puhkusel või teisel pool maakera või ma ei tea, ma olen haige või ühesõnaga nad on niimoodi arvestatud ja ette tehtud, et pausi ka ei ole olnud, mis on minu jaoks nagu Iga nädal 7 aastat järjest. Ja vaat see on selle asja fenomen, et näiteks Hommikuseks staariga ma ei ole niimoodi suutnud. Aga see on üks saade, mis ma olen võtnud nagu, see on juba nagu mingi kinnisidee. Et sellega ma ei jäta nagu. Et kas ta siis läheb, ma ei tea, lõpuni või siis ta lõpeb, kui lõpeb, siis lõpeb ära nägemist. Aga et siin, et see on mingid pausi pead, sest et ma näen, et see seltskond, kes seda saadet kuulab, eriti palju kuulatakse seda, kui vaadatakse ja need on need inimesed, kes ei saa mujal häält, oma häält kuuldavaks. Ja nad siiamaani imestavad paljud igas saates, et mis mõttes te teete sellist saadet, see ei olegi ära keelatud, sest me oleme üsna piiri peal ju vahel olnud. Vahel küll, jah. Mingite asjadega. Ja kõige nende 7 aasta jooksul on võetud üks saade maha. Ja... Mis saade see oli? Tahad arvata äkki? Jah. Ta oli natuke aega. Igor Mangiga äkki? Igor Mang on täitsa süütuke. Tilu-lilu selle kõrval. Siis ma ei tea. No aga las vaatajad, kuulajad arvavad ja panevad kommentaariumisse, mida nemad arvavad. Kommenteerige, kes maha võeti. Ja mis teema maha võeti. Et, aga seal on hästi palju piiripealset olnud kogu aeg. Aga see läks nagu nii pärast üles, sellepärast, et külalise assistent oli ja tegi oma selle telefoniga. Nad aimasid, sest nad ka imestasid ja tulid ja ütlesid, kuidas see võimalik on, et te teete. Aga mis see teema oli seal? No las inimesed arvavad. On tervisega seotud. Ja tervise teemad on sellised, et... Siis see oli mingisugune MMS-i mingi kraam, on ju? No sinnapoole, jah. Aga kes selles mõttes, ma ei tea, kas te nimesid julgete nimetada, aga kes kõige šarlatan on olnud, kes nagu ajab mingisugust täiesti jama? See on lihtsalt hea küsimus selles mõttes, et ma hakkan mõtlema ja ma tean, et kindlasti keegi võib-olla natuke nagu on kõige rohkem, aga mul ei tule meelde nagu, või sul tuleb? Mul tuleb meelde, ma ei taha nimeliselt otse öelda, aga osad on olnud, või enamik nendest on olnud neid, kes on käinud selgeltnägijate tuleproovis. Ütleme nii. Mitte kõik. Ja ei, mitte kõik. Aga osa nendest küll. Kusjuures selgeltnägijate tuleproovi selle saatejuhi käest, Urmas Eero käest, kunagi küsisin, et kui palju siis, et tema tegi ka ju aastaid seda saadet, et kui palju siis neid päris nõidu on, siis ta enam-vähem vist ütles umbes sama protsentuaalselt, et ma ei tea, mingi 3-4 tükki on nagu siuksed päris inimesed olnud, aga ülejäänud kõik, kes sealt on läbi käinud, no ei ole. Aga sa nagu haistad või tunned selle ära, on ju? Sest me oleme teinekord ka peale saadet Sirjega teineteisele otsa vaadanud. Lihtsalt mõlemad silmad suured, no comments. Aga kas teil ei ole seda, ma ei tea, eesmärki või ambitsiooni siis see inimene jõhkralt liistudel vahele võtta? Jällegi ma ütlen, las igaüks teeb, mis tahab. Mina leian ka, et küll see võib-olla äratundmine on vajalik tema enda jaoks, et ta ise selle leiab, et see ei ole päris tema... Kuulab ise pärast järele ja saab ise aru, et mis jama ma olen. Või siis need, kes kuulavad, vaatavad, ütlevad, et kuule, et tõmba natukene tagasi. No see on ka minu olnud siuke suund, et vaataja otsustab, on ju, ja mina lasen inimesel rääkida ja kui ta ennast auku räägib, siis räägib, on ju, et minu eesmärk ei ole peedistada kedagi, sest muidu lihtsalt ei tuleks keegi, on ju. No mitte isegi see, vaid minu meelest see hukka mõistmine on üldse nagu mõttetu kellegi, sest see on tema tõde. Ei no loomulikult ja see on võib-olla tema jaoks suhteliselt tähtis ja ta tunneb ennast väga hästi seal ja võib-olla kellelegi eriti isegi liiga ei tee ja... Jah, kui ta ei ole pahatahtlik ja ta ei ole nagu, ei tekita kellegile mingeid fataalseid mingisuguseid tervisehädasid või olukordi, siis no palun. Aga vahel on nii küll olnud, et mina nagu tulen saatesse
niisuguse suure eelarvamusega ja siis see inimene osutub nagu nii lahedaks. Ja seda meil on hästi mitu korda olnud. Ja nii, et me oleme niimoodi natuke ninad krimpsus, viltu, peas, läheme sinna saates, siit ei tule mitte midagi. Täiesti mõttetu, võib-olla sa nagu mingi eelmaterjal on juba olemas ka. Ja siis me vaatame jällegi suured silmad üksteisele otsa ja mõtleme, mine pekki, kui äge. Ja tihtipeale ongi, et see, kellest sa ootad kõige vähem, on suutnud nagu üllatada. Ja ükskord oli näiteks see, et oli teema, mis mulle tundus nagu hästi põnev, kvanthüpe ja sellised värgid on ju. Issand, see oli ikka... meil on ka õudussaateid olnud. Ma ei tea, kuidas nagu inimesed kuulavad. Ja siis, kui toimetaja, mõnikord on mul neid lahti kirjutasin seal toimetanud. Ta on küll, kuidas sa suudad, isegi ta ütles, tal jookseb toimetades juhe täiesti kokku. Ta ei saa, ta läheb südapahaks, talle jookseb juhe kokku, ta läheb hulluks, et ta ei suuda. Et kuidas te suudate nagu? Ma mõtlesin, et kõik variandid on nagu teretulnud. Mis ma veel tahan öelda, mis saates on juhtunud meiega, mis minuga on juhtunud, kas sinuga on juhtunud, et saate ajal suudab see inimene, kes on seal, ma võin täiesti energiliselt tulla, mul on hea päev olnud, kõik on normaalne ja ma istun seal toolis ja ma kas jäätun ära, on ju. Ma lähen täiesti või ma lähen mingisse kapslisse, mul tekib nagu mingisugune asi ümber. Nagu energiavampiirid. Ja ma lähen täiesti tühjaks. Ja ma olen niimoodi ka olnud, et ma olen oimetuna olnud saates ja ma ei ole joonud seal šampanjat, ma ei joo igast saates šampanjat. Ja ma olen niimoodi tühjaks, ma tunnen, kuidas ta võtab päriselt nagu filmis. Ma isegi nagu näeksin, et mul läheb see nagu, kõik läheb välja, nagu kõik läheb temale ja ma olen täiesti tühi ja ma ei saa mitte midagi aru, ma käib isegi pea ringi ja see on nii õudne tunne. Ja ma olen vaarunud stuudiost välja ja ma olen mõelnud, see ei ole päriselt, nagu see ei ole päriselt ja see on olemas, et sellesse ma usun küll. Et sa tunnetad ju seda, et kas üks inimene sulle meeldib või meeldi on ja neid asju kõik, praktiliselt kõik tunnetavad. Aga see, et sind tõmmatakse täiesti tühjaks, et sust jääbki ainult kest järgi, see, et seda peale seda haigeks näiteks või toimuvad mingid kummalised asjad, seda on juhtunud ja see on päris õudne. Ma olen ka seda märganud ja tavaliselt sellised inimesed räägivad hästi palju, et nad justkui koormavad su kuidagi üle. Anu ei ole kusjuures see, selles mõttes, et ma olen Anuga nii palju koos olnud, et ma ei ole kunagi Anu pärast saanud peavalu. Jumal, halleluuja, yes. Ja see ei ole muidugi ainuke tingimus, aga tavaliselt ma olen märganud, et energiavampiirid kuidagi räägivad su tükkideks või sul ei jäägi mitte midagi alles. Neid on olemas. Ja siis sa pärast oled ohkad lihtsalt ei jõua hingata. Ja, et see on päriselt olemas, et täiesti kohutav. Mind on näiteks huvitanud alati see, et on mingid inimesed on olemas, kes lihtsalt, ma ei tea, on kuidagi intellektuaalsemad või mõistavad või oskavad lugeda teisi inimesi paremini ja siis, kui tuleb mõni nõid, siis tihtipeale mulle tundub, et see inimene lihtsalt tunneb väga hästi inimesi, kas ta on nii palju tega rääkinud või oskab lugeda inimesi. Ja siis ma tahaks teada, et aga mis sul need võimed siis on, et sa oled lihtsalt võib-olla sotsiaalselt väga terav inimene, on ju. Aga see, et sa müüd seda enda sotsiaalset teravust mingisuguse üle loomuliku võimena, see tundub mulle kas see päris õige on? Ma ei tea, võta Sherlock Holmes näiteks. See luges ju ka inimesi ja olukordi ja asju. Mina mõtlen niipidi. Et see on ju väga äge ju, kui sul on see oskus. Igaüks ei suuda ju seda. Mina olen küll Poirot poole, nende poole, ja Agatha Christie, ma jumaldan teda, et mina olen küll püüelnud selle poole, et püüan inimesi lugeda. No, näiteks hea näide on selle kohta see, et kui keegi tuleb minu juurde ja tahab mulle mingisuguseid tarokaarte panna, ja jube hea oleks, kui ta tuleks, istuks maha, ma ütleks võib-olla talle tere, head aega, või tere lihtsalt on ju, ja siis hakka mulle panema. Aga tihti on see juhtunud mulle saadete lõpus ja mul on väga raske aru saada sellest, et teda ju loogiliselt hakkab mõjutama kõik see, et ta on minuga tund aega istunud, rääkinud, ta vaatab, milline mu kehakeel, kuidas ma räägin, ta teeb sellest enda mingid järeldused ära ja selle põhjal ta hakkab siis mulle rääkima, või et kas ta saab ära eraldada nii-öelda selle, et mis minule tuleb
sealt maagilisest taromaailmast versus see, mis ta lihtsalt oma silmadega näeb ja teeb mingid loogilised järeldused või eelarvamused, nagu me kõik teeme üksteise kohta. Sinu keha hoiakutest, käte liigutustest, pilgust. No aga lase siis kohe saate alguses need kaardid ära panna. Pole juhtunud seda. No ise oled loll. Mina ütlen seda, ma olen hästi suur tarofänn on ju. Ja ma ikkagi ütlen, et tarokaardid räägivad ikka väga hästi. Kuidas, kust nad räägivad või kust kohast? Oh my god, ma ei tea, seal on, et see väga sõltub siis nüüd sellest tarokaardi lugejast ka, eks ole, et igaüks tõlgendab neid kaarte erinevalt ja kui palju selles inimeses kas ta intuitsiooni päriselt on, aga sealt ikkagi tuleb ja need kummalised asjad, mis välja vahel tulevad, neid ei anna lihtsalt välja mõelda. See on nii imelik. Ma toon ühe näite lihtsalt, et ma olen suur jalgpallifänn ja siis oli maailmameistrivõistlused, Taani mängis mingisuguse, ilmselt Aafrika mingisuguse natuke nõrgema meeskonnaga ja ma mõtlesin, et okei, ma panen nüüd kaarte, et vaatan, kes võidab. Ja vaatan, et issand, Taanil tulevad nii õudselt halvad kaardid, et seal on nagu õnnetus, see suisa katastroof. Et kuidas see võimalik on, et kas selline häving siis tuleb? Aga mina ei oska kaarte eriti hästi tõlgendada. Ja tagantjärgi ongi lihtsam tõlgendada ja siis selgus, et seal oli see üks jalgpallur kukkus täielikult kokku. Ma ei tea, kas te mäletate seda korda. Et näitas nagu ikkagi ära see tarokaart ette. See ei saa olla siukest asja, see ei ole võimalik, aga oli. Aga kas tarokaardid on selles mõttes üht või teistpidi mõistetavad, et kui sul tuleb mingisugune, ma ei tea, surmakaart, siis see ei pruugi tähendada, ma ei tea, et su halvad harjumused surevad ära ja see on hoopis positiivne. See võib tähendada ju ka seda. Nad ütlevad, et see surm ei ole ju kõige hullem. Ma ei tea, mis see üldse, seal ei ole ühtegi hullu kaarti tegelikult. On see tornikaart on hästi, mida peetakse kõige hullemaks. No mis see tähendab siis? No see tähendab nagu kokkuvarisemist, aga see tähendab ka seda, et okei, et tuleb selline situatsioon su ellu, mida sa absoluutselt ei saa juhtida, mis võib-olla muudab sinu elu suunda täielikult. Aga see võib olla täiesti nagu selline kokkuvarisemine, mille järel sa nagu tegelikult leiad enda üles. Tõused nagu fööniks tuhast. Ja tõusedki pärast nagu fööniks. No selles mõttes on üldse ju elus kõik on nii polaarne, et kõiges on, ma ei tea, praegu juhtub sinuga mingi õnnetus, paari aasta pärast vaatad, jumala hea, et see minuga juhtus, ma ei oleks muidu siin, on ju. Et kõik, päev ja öö ja kõigel on 2 poolt alati, on ju, ühel mündil. No sina oled siis tarokaardid. Mina olen suur, ja... Kas sa laod endale siis kogu aeg? Ei, kogu aeg ei lao. Ja näete, nüüd vaadake nüüd seda... Nii. Seal on ufo ja vares. Ja siin on tulnukas ja vares. Ühesõnaga, ma ju joonistan, eks ju. Aga see on sinu joonistatud? Ja nüüd ma kohe varsti annan välja oraklikaardid hallidega. See oligi minu looming. Oota, aga mis on oraklikaartide ja tarokaartide vahe? No tarokaardil on nagu see, et seal on nagu kindel arv kaarte, seal on igal kaardil kindel tähendus, aga oraklikaardid on nii, et ma joonistan pildi ja panen talle ise tähenduse. See on näiteks kõnelus, eks ole, ja siin on nagu, et 2 erinevat olendit räägivad ja siis ütleme, et tuleb sul selline kaart, siis see tähendab, et sa pead rohkem tähelepanu pöörama oma suhtlemisoskusele võib-olla, et sul võib-olla on mingisugune konflikt, aga et see on nagu läbi räägitav. Oi, kui põnev. Sellest me kohe eraldi puudutame saate. Kui kaardid on kui kaardid tulevad välja. Millal tulevad siis? No ma ei tea, mul praegu on skanneerimisel kõik need pildid. Nii äge. Anu, kas sina ka endale kodus tarokaarte paned, kui sa palli vaatad? Ma kunagi Ameerikas elades, ma ei tea, miks mul seal nagu see tarovärk kuidagi külge tuli. Seal ma järsku ostsin neid raamatuid, neid kaarte, aga võib-olla see oli rohkem ja igavusest. Ei, oli mul jeesel väga igav. Ma ei tea, miks seal järsku tuli, ma pean mõtlema, aga lihtsalt need on mul alles, need on mul Saaremaal, iga kord ma näen neid, nad on mul seal raamaturiiulis ja ma ei saa aru, mis see erutas mind. Aga võib-olla see oli see lapsik meel natukene, et nad olid nii ilusad. Tarokaartide puhul on ju see kõige armsam asi. No mulle meeldib ka lihtsalt need muinasjutulised pildid sellega. Neid on huvitav vaadata juba. Et mina kui koroona ajal hakkasin koguma tarokaarte, kus kõik alguse sai, koroona ajal hakkasin koguma tarokaarte, sest just neid, mis on kunstnikud joonistanud. Just. Et sest need on nii lahedad.
aga mul nagu seda värki jah ei ole olnud, et ma oleks nagu ilge kaardipanija või passientsiladuja või tarokaartide lugeja, aga sa teed seda igal hommikul? Ei tee, muidugi mitte, absoluutselt. Nagu päeva horoskoop. Et ma ei tee ka selliseid asju, aga põnev on ikkagi. No midagi seal võib-olla on, mul oli kunagi üks ekspruut, kes oli ka siuke poolenisti nõid ja nägi välja ka nagu siuke nõid on ju. Aga tema pani mulle tarokaarte ja see oli jube kift, et esiteks see ei olnud niimoodi, et ma ütlesin talle, et pane mulle tarokaarti, siis ta kohe hakkas panema, ta ei saanud niimoodi, et tal oli vaja mingisugust õiget hetke nii-öelda. Ja siis, kui see õige hetk oli ja ta panema hakkas, siis ta tõesti, ta läks mingisugusesse seisundisse ja ta hakkas rääkima, nagu ta igapäevaselt ei räägi, ta hakkas niimoodi muinasjutuliselt vestma mingit tohutut lugu ja see oli jube kift on ju. Need ennustused, mis ta tegi, absoluutselt täppi ei läinud on ju, aga lihtsalt oli äge vaadata, et ta läks nagu mingisugusesse seisundisse on ju. Ja lihtsalt ma mõtlengi, et kui ma oleks kergeusklik või selline, et ma käiks on ju nende tarolugejate juures, siis mulle piisakski sellest. Et see lihtsalt, nii põnev on ju kuulata, mis sinuga juhtuma hakkab. Kas sa pärast üldse mäletad järgmine päev, mis ta sulle täpselt ennustas vahet ei ole. Et lihtsalt, kui ta ütles sulle, et sul hakkab hästi minema, siis selle sa võtad kaasa ja aitab. Ja. Kui siis ei tule see tornikaart näiteks. Ja mida ma enda puhul, ma vahel ikkagi võtan endale kaarte, et ma mingid kindlad peavalukaardid näiteks on kindlalt olemas, et kui tuleb näiteks mõõkade 7, et siis mul tuleb kindlalt peavalu. Et seda ma uskumatu. Sellest ma natuke julge ka endale tahaks võib-olla isegi neid kaarte võtta panna ja lasta ennustada, aga ma ei viitsi, sest mul on nii kehvasti mingeid asju ennustatud ja need on jäänud tiksuma ja see on kõige kehvem asi. Ja mul sõbranna puhul oli üks kõige õudsem asi, kui tal laps oli hästi väike, siis talle öeldi, võt see on minu täiesti andestamatu on ju, et sinu poeg öeldi talle, et ei näe 19. sünnipäeva ja siis ta elas need ülejäänud aastad pidevalt selles nagu. Ja see on kriminaalne, sellist asja ei tohi teha. Ei tohi, jah. Ja ma ei väsi kordamast, et Karro, meie suur nõid, ennustas ju minule surmapäeva ja aasta, mis on ka täiesti kriminaalne. Ants Rootslane üritas selle maha võtta, selle nõiduse mult. Aga see on kriminaalne, sellepärast, et sellised asju ei tohi teha. Oota, aga millal ta sulle ennustas? Me olime kodukäijatega, tegime aastavahetuse saadet tema juures, siit on nüüd, see oli üleelmine hooaeg või mis iganes on ju. Ja kõik jumala tore, aastavahetuses saade, šampanja, raketid, kõik, piparkoogid, värgid. Ja siis me seal joviaalses meeleolus ümber laua tema köögis. Kaamerad käisid muidugi. Ja siis Vaiksoo, mina, Juur ja meie kajaga, no pane siis nagu, pane ennusta meile, mida kõik oli nagu jee. No alustas minust, pani mulle selle laksu ära. Kõik haudvaikus meeskond, muidugi keegi enam ei tahtnud. Ilma, et sa oleks küsinud, et... Jaa, ei, ma ei palunud surmakuu. Kas sa mõtlesid, et ma küsin ta käest, et oota, millal ma ära suren või? See huvitab paljusid inimesi. Ei, ma ei küsi selliseid asju. Ma ütlesin ennusta, ta ütles ka konkreetselt, millesse... ta võttiski mu käe tegelikult. Me ütlesime, et ennusta meile kõigile käe pealt, me mõtlesime, et sa annab saatele midagi juurde. Lihtsalt, et oleks mingit sukust põnevust. Ja siis ta võttis esimesena minu käe, sealt järgmine oleks Juur kindlasti, nüüd Vaiksoo. Need kadusid, kus kurat, need ei tahtnud mitte midagi. Aga lihtsalt võttemeeskond ka kõik haudvaikus ja me sõitsime sealt ära haudvaikuses. Ja siis ainuke asi, mida vist Juur autos ütles, et see on ikka päris õudne. Et ei tohi nagu sellist asja teha ja nad jätsid selle saatesse panemata, sest kuna see pidi aastavahetuse saade olema ja siis nagu, et ja see oli väga-väga õudne ja mis sa arvad, et kas see vahel ei tule mulle nagu tõksti meelde? Ja seda ma mõtlengi, et see on teine argument, millega võiks veits hukka mõista igasuguseid šarlatane, et üks asi see, et kas nad võtavad raha ära, see selleks on ju, aga et kui nad panevad inimesele pähe mingisuguse mõtte ja teiseks, kui mingisugust manifesteerimisseadust uskuda, et kui sulle öeldakse, et sa jääd auto alla ja sa oled siuke hästi vastuvõtlik inimene, sa hakkadki mõtlema kogu aeg mõtlema, sa elad mingi täiesti teist elu, et kui keegi oleks sulle niimoodi öelnud, et miks pidi ronima sinna. Ma tean, see on täiesti. Aga võib-olla praegu kerin natuke tagasi, et järsku mina andsin ka selleks mingisuguse tõuke
uhke, sest mul tuli järsku meelde, kui me istusime seal laua taga, et tema oli ise ühes saates Karro öelnud täiesti avameelselt ja tema jaoks ei ole üldse probleem. Ja minu meelest ta oli seal Vene selgeltnägijate tuleproovis, ütles ise välja iseenda surmadaatumid. Ja ma tuletasin seal laua taga kuidagi seal vestluse käigus talle meelde, ütlesin, et väga huvitav, et sa julgesid nagu panna, et see ei olnud kõrge iga, see ei olnud 100 aastat, see ei olnud ka 90 aastat, see ei olnud ka 80 aastat, et see oli vähem, et sa julgesid sellise konkreetse aasta ja isegi kuupäeva panna, kui küsisin sellise küsimuse lihtsalt. Ja tema võib-olla kuidagi tõlgendas seda siis omamoodi ja siis, kui ta võttis minu käe, siis lihtsalt tema jaoks oli nagu, ma ei mõista teda isegi hukka, sest tema jaoks on see normaalne. Ütleme nii. Ma ei tea. Kui ta suudab endale öelda, võib-olla ta on kõikidele oma seal lähikondlastest, ta teab kõike, on ju, ja see on nagu selge. Mis teises mõttes on ju tore. Ma mõtlesin, ma panin kohe gaasi põhja. Sa küsid, kuidas ma jaksan ja miks ma teen nii palju. Panin gaasi põhja, ma mõtlesin, kurat, selge. Ma võtan nüüd kuradi 50 aastas pangalaenu, kuradi, pankaröö, ma teen elu nagu Oota, palju ta sul aega andis siis? Et ma jõuan kõik selle ära teha veel, et nüüd ma nagu elan siis täie rauaga, et see võib ka anda teistsuguse tõuke inimesele. Kui ma teaks, et ma tiksuks 100 aastaseni, siis ma nagu, ma ei saa, aega on. Sellega on see, et ma kirjutasin just ju Urmas Olendrist ja temale nõid oli ennustanud, et ta ei näe 40. eluaastat ja temal ka tõenäoliselt see, et ta oli nagu, et tal need meeleolud käisid niimoodi hullusti, teda ikkagi vaevas see väga kogu aeg see nõiaennustus. Ta elas üle 40. Ta elas 40 nii. Ta elas 1 aasta rohkem, kui nõid oli ennustanud. Fakker ja kusjuures seal oli ka ennustatud see, et ta ikkagi ei sure maa peal. Ja vaid, et laeva peal. Just ja titaanikulaadse asjaga ja see on ikka päris halb. Aga siis ma alati mõtlen nende inimeste puhul, kui sul on, ma mõtlesin seda artiklit lugedes, et kui sulle nii konkreetselt öeldakse, laeva hukus põhimõtteliselt öeldi ju ette, et sa sured. Mida sa ronid sinna siis, ta oli ju selles, mis Soome-Rootsi vahelistel laevadel töötas Viikingil, eks ole, aastaid, siis ta ronis sinna Estonial, mida sa siis ronid, kui sa nii kardad? Mis sa ronid sinna laeva peale? Aga ma arvan, et ta ikkagi selles mõttes ei kartnud, vaid et ta oli nagu valmis vastu võtma seda oma saatust pigem. Et see võib-olla see nagu teadmine tegi, pärast seda võib-olla see looming kõik, mis oli teisel pool vett ja mis seal iganes, kui mind enam ei ole, kõik need laulud. Äkki et see nagu jällegi avas selle, et et siis ma elan täiega ja ma ei lase endal mingisugusel ennustusel üldse nagu häirida endast. Just. No võt see võibki ja ma teen nagu sellist loomingut, mis nagu täiesti nagu ihukarvad ajad püsti. Kõik need, kellel on depressioon, need ju armastavad Elindrit kangesti, sest et see nagu võimendab veel seda. Nii, et siin on ju poolt ja vastu argumendid, et igate pidi võib. Nagu kõigil, jah. Nagu kõigil. Kas keegi teil saatesse on ära ka öelnud, et ma ei taha elu seest tulla sinna? Nad tulevad ju ise. Jaa, oota, ma mõtlen tegelikult, mina olen ju kutsunud enamasti ja mulle mõned ikkagi on ära öelnud, jah. Näiteks Tarmo Urb. Ma ei imesta üldse. Ja ta tervitab sind alati ja ütleb, et mulle väga meeldib, aga saatesse ma ei tule. Ta kardab mind. Miks nii? Oi. Teil on ajalugu. Meil on kana kitkuda. Et okei, väga hea, et on keeldunud. Aga enamasti siis inimesed ise kirjutavad, et ma tahan tulla. Ei, enamasti olen, kui ütleme... Kui tema on kaasatud, siis ta otsib... Siis olen mina ikkagi otsinud täiesti ja vahel, täiesti või võõraid inimesi, keda ma ei tunne, ega ma ei tea neist mitte midagi. Vahel ikka kutsun. Aga nüüd on hakanud hästi palju, inimesed loomulikult pakuvad ennast, et siin tuleb see sõel läbi käia nagu, et kui mõni ikka väga tahab lihtsalt tulla oma raamatut reklaamima või oma retriiti või asja, mida nad tavaliselt ikkagi lõpuks kuskilt mingi prao kaudu tahavad ujuda sisse, et see tuleb nagu läbi närida, aga samas tuleb ka aru saada, et nad ju kõik teevad midagi. Ja, muidugi, et nad peavad ju kuidagi elama, eks ole. Muidugi, aga selles mõttes tuleb pakkumisi küll, aga sa vaatad need teemad ja asjad üle ja kui see tundub nagu põnev, nagu ma ütlen ära, ma olen tihti peale kirtsutanud nina täpselt ja ma ütlen nende peale, kelle suhtes ma olen nagu ebakindel olnud või igav või
mind ei huvita või võib-olla inimesi ei huvita või ta tundub kuidagi imelik või need on päriselt ka, need on kõige paremad üllatajad. Kes oli viimane, kes sind üllatas niimoodi näiteks? Kes mind on suutnud üllatada? No mis seekord mind üllatas, sest vaata tookord, kui me käisime Kirnamõisas sinuga 5 aastat tagasi, on ju, siis me saime ainult selle Kirnamõisa omanikuga, tegime Reimoga. Ja nüüd, kui ma läksin uuesti hiljuti sinna Kirnasse, siis loomulikult Reimo rääkis ja kõik, aga seal on üks Henn Hunt, kes Henn oli meil ka ju. Jah, aga ta ei rääkinud nagu nii palju kuidagi. Ta ei rääkinud vaata, asja oli sellest, me käisime mööda neid pinke, võib-olla sellepärast ta ei saanudki rääkida, et me tutvustasime seda Kirnamõisa pinke ja siis tõenäoliselt see huvitavam osa oli jäi välja. Ja nüüd see oli nagu suur üllataja, tähendab, tegelikult see fookus oli nüüd siis selle Kirnamõisa omanikul, kes siis oli saanud ka, no ma hästi lühidalt ütlen, mõni ei saa aru, võib, sai paugu sellest pikselöögist, on ju, siis tal maailm muutus, on ju, raha kaotas igasuguse tähtsuse, hästi selline tegus ärimees oli enne olnud ja muutus siis nagu kaldus täiesti kreeni teisele poole, siis näeb maailma hoopis teistes värvides, väga põnev tegelikult isik. Et on hästi armastaja inimene. Jah, kõik on väga tore. Aga üllataja oli hoopis siis see, kes selle mõisa hing või hoidja on, kes kunagi läks ennast, kellel oli, ma ei tea, 4. staadiumi vähk, läks sinna mõisa lihtsalt, et ka oli kõik lõpetanud mingid ravid, asjad, jälle sellistest asjadest ei tohi rääkida, eks ole. Aga läks lihtsalt sinna, et nagu maha rahuneda ja olla seal ja nii-öelda terveneda, ta ei tahtnud mingit ravi ja juhtus ime ja hoopis hakkasid toimuma nagu... Ja paranes ära? Ta paranes ära, loodetavasti ma ei usu, et ta valetab, sest seekord ma läksin sinna ja 5 aastat on möödas ja ma ei tundnud inimest ära, ma ütlesin, mida? Oota, see oled sina või? See on nagu 10 aastat noorem mees, vaadake videot, mul paljud on öelnud ja ta ongi 10 aastat noorem. Et ta on suutnud nagu sellelt kella ja ta ütleb ise ka, et ta suudab panna aja teistpidi liikuma. Loomulikult tast ei saa 17 enam, eks ole, aga ta on noorenenud, ta on nagu tervenenud, ta on nagu, sellised asjad üllatavad, aga ma ei läinud seda asja selline jahtima üldse. Ma läksin hoopis midagi muud tegema ja siis tuli selline ja tuli hoopis põnevam lugu. No see on üldse inimestega rääkides on tihtipeale, et minule väga ei meeldi ette valmistada saateid või vähemalt täpselt sõnastada küsimusi peas, on ju, et mingid märksõnad ikka, millest umbes, kuhu suunas, on ju, aga see on kõige ägedam osa, kui sa tegelikult ei tea, kuhu see vestlus välja jõuab, on ju, või siis mingi asi, millest sa üldse ei kavatsenudki rääkida, kuidagi tuleb jutuks ja siis põhimõtteliselt kogu saade on see. Ja mulle õudselt meeldib, kui saade läheb voolama. See on üks parimaid asju üldse. Tegelikult mulle meeldib, et kui inimene avaneb isegi nii palju, ma saan vait olla ja ma lähen ise ka sellesse transsi nagu ja siis hiljem ma kuulan, et need, kes kuulavad või on vaadanud, nad on ka selles transis ja siis ei tohi vahele mitte, saatejuht ei tohi sel puhul mõelda, ma nüüd ei öelnud. Ja mul oli see küsimus. Ja, et mul olid need küsimused hoopis või ma nüüd, õigustada, et ma olen ikka saatejuht on ju, ma pean ju seal ka piiks vahepeal tõmba ennast alla, las ta läheb sellesse omasse maailma nagu, et puuduta mind saadete puhul, minu meelest see on nagu kõige kihvtim asi üldse. Ja see on nii palju mind ennast õpetanud, sest mina olen kohutav vahele rääkija segaja. Ja just hommikusöögi saadetis ka, et me ei saa aru, kumb pool on staar, kellega see hommikusöök toimub. Siis ma olen läbi selle nagu nii palju õppinud kuulama ja see mulle nii kohutavalt meeldib. Inimesi kuulama päriselt. See on hea asi nende podcastide üldse mingi netivormi juures, et tegelikult sul ei ole minuti pealt, sul ei ole nagu mingi teleintervju, et sul on täpselt on ju 7 minutit aega, sul on vaja oma mingi 6 skandaalset küsimust ära küsida on ju, ja siis tihti juhtub see, et inimene ütleb midagi põnevat, ise vaatajana või kuulajana, kõik saavad sellest aru, et oot, tahaks sellest midagi teada saada, aga saatejuht tegelikult ta sõnastab juba peas oma küsimust, tal on täiesti suva, mis see inimene vastab. Ja ta on isegi, tal on see väike paberabimees on siin kõrval on ja ta vaatab sealt, et nüüd peab edasi minema. Ja see näitab ka seda, et ta ei kuula oma külalist, mis on kõige kohutava minu meelest. Ja mina olen täheldanud seda, et kuna minuga on palju intervjuusid tehtud, siis mind kõige rohkem ajab kettasse see, ma lähen intervjuud andma, ma lähen ka alati, ma ei luba kunagi endale küsimusi ette saata, mitte midagi, sest ma tean, et tol päeval mul on hoopis teine meel
meeleolu kui 3 päeva tagasi, kui ta need küsimused saadab, on ju. Ma ei tea, mis fluidumis ma seal olen parasjaga ja mis üldse on juhtunud maailmas või minuga. Ja siis ma olen taga silmsides, mulle meeldib silmside ja siis ma saan aru, ta peab oma pabereid, vahepeal kaamera on siis, eks ole, minu peal ja tema siis sorteerib seal oma paberites ja siis ma näen, et mõtted on tal, ta ei kuule mind, ta ei kuula mind ja see nii solvab mind. Ma mõtlen, viska oma see kuradi paberid nurka, vaata mulle otsa, loe mind, kuula mind, et sa saad sealt palju rohkem nagu infot välja. Kui see, et sa oled nüüd selle kodutöö ära teinud, see on vajalik seks juhuks, kui inimene on täiesti möku ja vait on ju. See on vaja, sul see backup peab olema. Aga kui sa näed, et asi hakkab iseenesest voolama, palun unusta see ära. Et see kõige õudsem on see saatejuht, see Ekslev või see kuidagi sealt. Ta võib sulle 2 korda ühte sama küsimust ka esitada, sest ta ei kuulnud, et ma juba vastasin sellele oma teksti sees ära, aga kuna tal on see küsimus seal kirjas ja ta seda konkreetselt pole esitanud, siis ta esitab mulle selle uuesti. Ma ütlesin, aga ma ju rääkisin sulle sellest. Ta ei ole minuga kaasas. Nagu. No see on see mingi inimlik asi ka, et sa ju küsijana sa ikka, muidugi sa tahad ju paista tohutult tark ja et ma küsin ägedalt ja võib-olla kasutan seal mingisugust keerulist sõna veel ja siis ongi, et see inimene räägib sulle, ta on nagu mute'i peal oleks, et sina mõtled oma küsimusel, kuidas ma selle võimalikult ägedalt sõnastan peas, ja mõtled järgmist küsimust juba ette. Täpselt. Aga see on, minu puhul on see lollide küsimuste spetsialiteet, et ühtegi lolli küsimust ei tohi karta ja ükskõik kui loll sa paistad, on ju. Et siis võid lihtsalt lollid küsida ja noh. Ja, mina olen ka endale teinud selgeks. Vanasti ma läksin ise ilgelt närvi. Paned mingites faktides täiesti puusse ja seda kaamera ees, on ju. Võiks ju öelda, et lõigake välja, jube piinlik on. Aga siis ma mõtlen, what the heck? Ma arvan, et siin kõik on 100 000, kes on sama lollid kui mina. Ma ei pea kõikide maailma asjadest teadma nagu kõike, on ju. Ma olen ühe asja spetsialist, võib-olla 2-3, aga mitte maailma kõikide asjad. Ja kole on ka, kui sa hakkaksid rääkima nagu, on ju neid inimesi ka, kes teavad täpselt, et see toimus 2. novembril 1949 ja nii edasi, on ju. Ja seda on tegelikult üsnagi nagu raske kuulata sellist intervjuud. No selle peab väga hästi välja mängima, et sa oled selline, ma ei tea, mingi ala spetsialist, aga sa oskad seda esitada, ma ei tea, meelelahutuslikult või kergesti kuulatavalt. Et see on keeruline. Kui kaua Puuduta mind veel kestab siis? Ärme ütlen sellist asja. Millal see surmakuupäev? Millal ma ära suren? Hästi põnev, tegelikult võiks teha. Ma teekski sellele meie Puuduta mind saatele selle sünnikaardi ja siis vaatame, millal see surmapäevgi on. Sest nüüd ma olen ära sünnikaardis saab näha siis seda. Ja nüüd ma olen ära õppinud ka selle surmapunkti leidmise astroloogilises. Kas sa saad inimeste puhul ka siis öelda? Jaa. Ongi nii, jah? Jaa. Aga sa oled seda testinud nagu mingisuguste enda esivanemate peal? Ei, aga selles mõttes, et see surmapunkt on nii, et see nagu võimendub korra aastas, et ta on nagu ühe koha peal sul sünnikaardis lihtsalt. Ja siis, kui päike käib üle, siis on nagu ta võib-olla natuke aktiivsem. Oota, mis see tähendab, et iga aasta on mingisugune kriitiline periood, kus sa võid ära surra? Iga aasta on kriitiline periood. Näiteks minul on see novembrikuu lõpus ja ma olen tähele pannud, ma nüüd hiljaaegu arvutasin selle välja ja ma olen tähele pannud tagantjärele vaadates, et need novembri mingi lõpunädalad on mul alati olnud väga keerulised, kas ma olen olnud haige või midagi. Midagi on juhtunud alati. Surmalähedane siis. Jah, et kas just lähedane suisa, aga et sükesed, mitte meeldivad hetked. Aga see ei ole siis ikkagi aga sa saad ka selle konkreetse surmadaatumi või sa saad ainult need punktid kätte? Tegelikult, sest vaata see surma arvutamine on selline, et seda saab nagu nii paljude asjade järgi võib arvutada sünnikaardis, et see on must maagia. Aga ma usun, et seda keegi ei tee ja ma loodan, et ei tee tõesti. No ma arvaks, et inimesi see huvitab tegelikult. Kohutavalt. Et see on siuke, et ei taha teada, aga samas tahaks ka. Aga tegelikult sellist asja astroloogi ju ei tohi teha, et sa lähed kohale, eks ole, ja siis sa näiteks ütled, et küsid, et millal mu vanaema ära sureb, et vaata, siis see minu meelest on ebaeetiline nendel seda teha.
sest ma olen korra paar käinud Taimi Uuesoo juures, kunagi astroloog on meil saates käinud. Ja ma ei küsinud selle inimese kohta, aga kuna inimene on seotud olnud minuga, eks ta näeb ju sealt astroloogiliselt kaardilt kõik asjad. Ja siis ma tajusin, et kui ta jõudis sujuvalt mingisse punkti, on ju selle inimese puhul, kuna ta mõjutab minu elu, ta jõudis mingisse punkti ja mina lugesin teda, mina sain aru, ja siis ta nägi seda nagu asja, et millal, mis juhtub ja ta äärepealt nagu oleks öelnud ja siis ta tõmbas tagasi, siis ma sain aru, et midagi õudset on ja nii oligi kusjuures. Aga sa näed kõiki neid asju, see on päris halb ja sellepärast mulle ei meeldi need asjad, mulle ei meeldi nendes asjades surkida isiklikult et tead, jätke see sinna. Muidugi, kellel on huvi, andku tuld. Aga... Need tunduvad ja sellised elu muutvad asjad, et Taimi Uuesoo, kui minul ta saates käis, siis ta kirjeldas lihtsalt erinevate tähtkujude mingit istumistiili või kõnnistiili või... mille järgi tema oskab kohe ära isegi määratleda? Mingisugune silmapilk või selline ja päris huvitav oli kuulata, et kuidas erinevad inimesed kõnnivad, et mõni marsib ja mõni liugleb ja mis iganes. Et see on siuke fun ja pull, aga kui sa hakkad rääkima, et näed, sinu vanaema sureb sellel kuul. Ja see ei ole okei. Siis läheb natuke tõsisemaks. Jah, et seda ei tohiks teha. Miks me mängime sellist asja? Sorry, et ma vaatan vahepeal telefoni, sest ma ootasin nii kangesti kaneelisaia päeva puhul kaneelisaia. Ja ikka ei ole siin. Ja oota, ma vaatan, keegi on nüüd saatnud mulle mingisuguse pildi kaneelisaiadest. Ei. Ja kaneelisaiadest ise nahka panna. Just, okei, selle vaatasin üle. Ei, praegu ei ole midagi nii. Kõik väga hästi. Kuule, aga tõmbame kokku siis. Tund aega oleme rääkinud. Või tahate veel midagi öelda? Ei. Ei taha kindlasti. Ei, alati võib, aga ei pea üldse. No teeme siis millalgi veel ühe. Näiteks, kui teil saab 400 saadet täis. See on üsna varsti ju. See on järgmine aasta samal ajal siis, kui sa ütled, et 350, 52... 52 saadet aastast tuleb kindlalt. Ma proovin sama teha. Aga suur aitäh teile. Kuule, aitäh sulle ja kahju, et sul klaas tühi on, aga ära tühja klaasiga. See on halb enne. On vä? Ja muidugi. Mina isegi ei tea. Ja veeklaasiga ka ei tohi kokku lüüa. Ja seda ma tean ka. Aitäh teile. Aitäh sulle. Eesti Esu.